Tere tulemast siia Rapla rajale, nagu kuulus rahvamuusik Merilin Uusküla kunagi ütles kuldsed sõnad, et kuidas see käiski, et on sõidukombe punane ja kardinina sinine, käes on Rapla GP ja tõepoolest magada siin Rapla GP-l ei saa, sest iga kurv on full commitment ja lähmegi, teeme sellele väikse tiiru peale. Olemegi tulnud see esimesse kurvi ja ma katsun hästi kähku ära rääkida enne, kui meil juba kiired ja vihased peale tulevad. Ehk mis on Rapla raja point? Iga kurv, full send, full commitment, sa pead lihtsalt uskuma, et sa võtad selle kurvi välja, nagu praegu ilus kena näide. Siin meil päris kõvad sõitjad teevad praegu sooja ka, nii et me ilmselt näeme väga õigeid ja väga ilusaid sõidujooni. No selles avakurvis ta enam-vähem seabki tseeni kogu ülejäänud rajaks, ehk kui me näeme siin Kristjanit tulemas, Kristjan võtab välikurvist korralikult juurde nii palju kui võimalik, Lauri täpselt samamoodi ja siis lihtsalt täisgaasiga siin ei saa hoogu maha võtta, sa pead uskuma, et see kart läheb välja, see on ainuke võimalus, kuidas Rapla rada võtta ja sellest esimesest kurvist läheb ainult keerulisemaks ja mis mõttes keerulisemaks, kohe lähme vaatame. Ja nüüd olemegi siin selles kurvis, mis võtab selle raja ehk kõige paremini kokku. Pärast avakurvi on pikk sirge, ainuke üks väheseid sirgeid, kus saab hobikardiga reaalselt tuules sõita. Ja siis me jõuamegi nii-öelda sellisesse ehtsasse raja teise kurvi, mida sümboliseerib see väike oranž torbik siin. Ja miks see kurv on äge? Selle kurvi minnes on, lihtsalt ongi see tunne, et sa viskad kardi sinna sisse ja su seljaaju ei ütle sulle päris selgelt, et kas sa nüüd võtad selle välja või mitte, aga valikut ei ole, sa pead hoidma gaasi peal, sa pead hoidma hoogu sees, nagu praegu väga kenasti siit läks, sest kui sa siin annad järgi, siis on ringiga kaputt, meeletult oluline kurv, siin saab ka teha möödasõite, ma arvan, et me näeme siin möödasõite, need möödasõidud saavad olema pingelised, sest hobikardiga nii suured kiiruselt, ma arvan, isegi väga palju möödasõite ei saa näha. Ja kui siit tuleb meie praegu 3. kohta jagav Romi Tamman, väga ilusti võtab selle praegu välja, võtab natuke äärekivilt ka, liiga palju äärekivi ei tasugi võtta ja ülejäänud ring lähebki ka täpselt samamoodi edasi. Üks kiire kurv teise järel, lihtsalt sa pead seda käiku hoidma, sa ei tohi lasta libisema, lihtsalt täielik pühendumus, kuni me jõuame ainsa kohani, kus tuleb natuke pidurdada. Ja olemegi jõudnud siia raja eelviimasesse kurvi, täna kutsume seda Jazzi kurviks, sest meie sponsori Jazz Pesulate ilusti bänner on siin sees. Ja mis ma oskan öelda selle kurvi kohta? Eile öösel, kuskil kell 1 öösel hilist öötundideni istusin ma YouTube'is ja vaatasin Risto Kapeti GoPro pardakaameraid just sellest kurvist, sest kui ma käisin siin paar päeva tagasi trenni tegemas, no kurat, ma ei saanud pihta, lihtsalt ei saanud pihta. Sa tahaksid näiteks rajaomaniku Margus Leesmaa poeg Karl Leesmaa ütles mulle, et ma lähen siia liiga kiiresti ja asi ongi selles, et sa saad siia päris kõvasti kiirust kanda ja sa tahaksid võtta väljas päris suure kaarega, aga tegelikult ideaaltrajektoor on natukene rohkem siit poolt ja mis sa tahad teha, on teha siin väga otsustav pidurdus, panna kart natukene pidurdamisega libisema ja kindlalt vedavate ratastega võtta juba see Apex ilusti ära, sest kui sa ei lähe siit vedavate ratastega, kui sul ei ole siin niimoodi nii-öelda käiku sees, siis kogu see viimane kurv ja stardi-finiši sirge sa kaotad meeletult aega. Ja kindlasti on tegu sellise kurviga, et ülejäänud raja sõidad lihtsalt sellise sisemise tunnetuse peal, lihtsalt usud, et see kart võtab välja, aga siin sa pead natukene aju kasutama. Ma ei tea, kas ma suudan seda täna teha, aga igal juhul saab põnev olema ja siin ka kindlasti üks väga hea möödumiste koht. Vaatame, mis täna saama hakkab. Tere! Tervis! Simulaatorid saavused. Set them free because your silence is killing me.
oleme siin regamislaua juures ka ilusti. Silver, Elari, mis on emotsioonid, kas meeldib, et ei ole päikest või taheta päikest? Tahame, et oleks hea. Loodetavasti ei tule vihma, et kui sõitaks parem, kõigil võrdsem. Et see kollane huudi peaks vist nagu aitama kaasa sellele, et päike ikka natuke välja tuleks. Tüm lõugama, tuju on hea. Tüm lõugama, tuju on hea. Kui tuleb nagu muutlikud olud, siis tulevad muutlikud olud. Kui tuleb päike, siis on päike. Aga mis on kõige tähtsam? Kommuun ja elamuse emotsioonid. Ja praegu ei tea, mis tuleb, aga igal juhul Silver on kindlalt kohale jõudnud. Ja siis Silver, et we just had a moment. Ja Silver, tule julgelt regama, nagu ära lase sellest ennast segada, et me filmime. No, tšau mees. No Silver, mis emotsioonid täna on, et sul teist Silverit konkureerimiseks ei ole, aga mis eesmärgid täna on? No ma ei oskagi eesmärke panna, aga eelmine aasta oli siuke B-finaali laks ja sai isegi top 5 korraks kobistatud, aga pärast ära kukutud ja Janariga kakeldud. Et ma ei oska midagi oodata, 2 etappi jäi nüüd vahele ka. Getting back into the swing of things ja näeme. Kindlasti tore suga svingida täna. Ja püüame siit selliste ebameeldivate reporteritena kohe kinni Hermo Müll, et me kohtusime nüüd siin eelmisel nädalavahetusel rahvarallil, Kihelkonna rahvarallil, et kuidas sul selle prioriteetidega on, et kas see on nagu see hobi või siis rahvasport on hobi, et kumb nagu see suurem prioriteet on? Nagu praegu on ikkagi rahvasport on hobi, see on lihtsalt see, et nagu nii-öelda füüsiliselt mõttes nagu kätt soojas hoida ja lihtsalt nii-öelda nagu lusti. Ja eks selles mõttes vaata 4 aastat on ka nagu võistluskarti sõidetud, et siis vahel tuleb see nagu karditunne jälle, siis mõtlesingi, et sõidaks mingid etapid siin kaasa, et siin on nagu hea konkurents ja saabki lihtsalt nagu kätt soojas hoida. Kuidas sa enda eelmise nädala Kihelkonna ralliga üldse rahule jäid? Mingid tehnikaprobleemid olid alguses, ma sain su papsilt aru. Nojah, olid ja kahjuks oli see, et saime servisest teada, et teisel katsel, kuna teed seal oli nii pehme kruus, siis see vajus nii kähku rööpa. Ja siis oligi see, et me arvasime, et on pool asju ja käigukast, aga servises avastasime mootori aluskatte polt oli puruks, mis hoidis mootorit ühe nagu nurga peal ja sellepärast viskaski näiteks teist käiku välja nagu ragises palju. No vähemalt siin sul seda rööbast probleemi ei ole, kui liiga muru peale ei lähe, aga igatahes soovin sulle palju edu ka. Ja siin paar kiiret sõna, et siis alati on huvitav ka rääkida nende lapsevanematega ja nendega, kes muudavad, kes meil on nii palju noori andekaid sõitjaid siin ja kes muudavad selle võimalikuks ja ma eeldan, et ma räägin siis Kermo emaga. Ja, täpselt nii. Ja kui tohib küsida, mis on Kermo ema nimi? Signe. No kuidas sellega on, et vist kui on lapsel selline hobi, et siis tegelikult see pole mitte ainult lapse hobi, vaid see on terve pere hobi? Ja, täpselt nii on, et ikka kõik peavad andma oma panuse, et see kõik toimiks. Eriti just vanemad ka ikkagi. Et see on päris suur töö, mis on vaja ära teha, et jõuda ka kuskile ikkagi. Ja kuidas teil graafikuga üldse on, et ma saan aru, et on rahvasprint, rahvarallid, siis natuke kardiga kätt soojaks hoida, on veel mingeid asju? No väiksem poiss sõidab veel meil võistluskardiga. Kermo siis siin hoiab oma kätt soojas corner ühel, eks ju. Jah, ongi rahvaralli, rahvasprint. Talvel on veel need jääraja sõidud, et meil on päris tihe graafik, et tegemist on. Vaba aega väga ei jää. No me oleme igal juhul väga tänulikud kõigile nendele lapsevanematele, kes selle võimalikuks muudavad, sest seda U14 ja ka lihtsalt selliseid 14-15 aastaseid kiireid sõitjaid siin vaadata on lihtsalt puhas lust ja kõigi lapsevanemate nimel, aga siis konkreetsemalt suur aitäh selle eest. Aitäh. Nii ja väga kiired sõnad ikkagi, Martin, saime su kätte niimoodi, et pead ikkagi meiega natuke rääkima. Nii, alustame siis konkreetselt ja tuleb poodium ära. Ei oska öelda, oleneb loosis kindlasti ka palju. Kuidas sul Rapla rajaga suhted on, et on sul ajalooliselt head suhted, halvad suhted? Pole siin päris pikalt olnud, mingi 5 aastat, ma arvan, kuskil. 2019 käisin siin viimati. Et kunagi oli hea. Kunagi oli hea ja siis loodame, et kunagi kestab tänaseni. Loodame. Palju edu sulle, mees.
ja siin paar kiire sõna ka, et saame paremini tuttavaks. Hugo Simson. Hugo, mis sul täna, tuled siia nagu fannima, on mingid eesmärgid ka? Fannima ja siis ikka tulen üritama ka, et finaali saada. Mis alainimene ise oled? Tegelesin ka kardiospordiga, aga lõpetasin ära. Ehk siis täna lihtsalt naudid sellist noore pensionäripõlve? Jah, kindlasti. Soovin sulle ilusat noore pensionäripõlve täna. Ja oleme tulnud siia väga põnevasse virtuaalmaailma kuuri, nagu Entering the Matrix, nagu öeldakse. Ja Cardi Action toimub seal, nii et mõnusasti lähedal. Ja kohe ongi meil Martin, kellele väga meeldib kindlasti, et Martin, kuidas see on siis Hungaroring seekord F2 nagu sellel nädalavahetusel on? Kuidas emotsioonid olid, mis autost arvad esiteks? Kindlasti väga lahe auto, millega sõita. Kuidas Hungaroring meeldis? Öeldakse, et see on selline kõige lähem asi nagu sellisele kardirajale Grand Prix radadest. Täitsa võimalik jah, kuna ood on vaiksed ja nii-öelda šikaane on palju, siis jah, võib ka nii öelda. On selline tunne ka, et tuli siit selline päris hea aeg, et eelmine kord sul selles ralli simmis läks päris hästi Eval Challenge'is? Kindlasti rallis on parem kui nii-öelda ringraja peal, aga ma ütleks, et pigem okei. Okei, loodame parimat. Ja siin praeguse seisuga meil ongi täiesti selline Eval status quo on koos ilusti, meil on siin Kapet paremal, Jõhvert vasakul ja loomulikult Argo Teder, kes väga ei taha, et kaadrisse jääda, aga on ka siin ilusti olemas. Ja nüüd meil ongi siin kaks tegelikult väga eksklusiivset kaadrid, meil on kaks Evali staari, Jõhvert ja Kapet, nii et saamegi vaadata praegu, kuidas nad reaalajas siin sõidavad ja ütleme niimoodi, et rada on meeletult äge. Siin eelmisel aastal S-Link GT-s oli ka siin õudselt äge heitlus just selle Hungaroringi raja peal. Täpselt selline rada, et ongi nagu kardirada tegelikult, nagu Rapla rada, et ega siin ruumi ülearu ei ole, väga palju agressiivsust nõudev rada, peab lihtsalt konkreetselt ennast nendesse kurvidesse viskama, äärekividest peab üsna julmalt üle panema, midagi pole teha, lihtsalt muud moodi ei saa. Siin praegu näeme ka, kuidas Silver võttis natuke agressiivsemalt, kohe karistas ära, Risto võttis vähekest sujuvamalt, aga loomulikult mõlemad mehed teevad väga hästi, mis nad teevad. Tegu on ikkagi Eesti simracingu totaalsesse tippu kuuluvate pilootidega ja saame varsti teada, kellel kiirem aeg on. Ja nüüd on meil siin ka põnev vestlus, mis näitab, kui suur on meie sõitjate pühendumus, et siin on vigastatud valitsev meister Kristjan Salvet. Kristjan, oled täna starti minemas? Loodetavasti küll, eks me vaatame, kuidas ma sõita saan. No kui vaja, me tassime sind karti, et kas see aitab? Kindlasti. Mis sul, kui tohib küsida, mis sul üldse juhtus? Jalg kahe asja vahele, üks väga raske asi ja teine, mis ei liikunud kohalt ära, nii et ütleme nii, et oleme õnnelik, et jalg külge jäi. Me oleme ka kindlasti õnnelikud ja oled sa varem ka vigastust rotsides üritanud sõita? Ei tulegi niimoodi meelde, ega mul ei ole niisuguseid probleeme olnud, nagu, et vist nagu niimoodi ei ole olnud, aga no siin muidugi võivad ju ka teoreetilised eelised olla, näiteks, et kui sa tohid karti kaasa võtta, et äkki siis saab sellega midagi strateegiliselt teha? No eks loodetavasti äkki niimoodi saab ees oleva karri kinni võtta, kui kiirem on. Kuule, see on, ma mõtlesin just, et nagu ees olles võib blokkida, aga see on veel parem mõte, nii et see on näha, mille pärast Kristjan on valitsev meister, et aju kogu aeg üks samm ees ja igal juhul sõidad sa täna või mitte, aga üli hea meel mees, et sa tulid ja loodan, et paraneb kiiresti. Set on free because your silence is killing me.
ja väga kiired sõnad meie esikolmikuga. Germo Müül peab kiire poiss kohe ka startima siit, mitte nii kiiresti kui Sander Melikov, kes hüppas kardis kohe autosse, aga Germo, tuli ilus 3. koht, üldarvestuses ka päris kenad punktid. Kuidas sõit sinu perspektiivist oli? Eks nagu terve päev oli nagu üllatus, et nii ees, et kvali läks üllatavalt hästi. Esimene hiit oli kindlasti tähtis, et saada finaaliks hea stardikoht. See läks hästi, sain ilusti hea vahe. Ja finaal läks ka, oli kindlasti palju pingelisem. Ütleme nii, et stardiga ei jää eriti rahule, aga hea võidusõit oli, palju möödasõitu ja palju nügimist, et see on tõeline kardisport. See on tõeline kardisport ja sa oled tõeline kardisportlane. Väga hea meel. Nii, Rapla GP teine koht, Christopher Vaalmaa. Eelmine kord Aravetes meil oli väga mõnus, kiire Kimi stiilis intervjuu. Paneme täna ka niimoodi. Aga igastahes, kuidas oli, et see on tegelikult, nüüd sul on 2 poodiumit, sa üldarvestuses, ma arvan, sul on päris decent olukord, et kas Kristjani selja tagant oli isegi väike võiduvõimalus? Pigem mitte, ta oli liiga kaugel selleks. Kas oli tagantpoolt ka kedagi, kes nagu ohustas, ehk siis Germo või Larsen? Esimese 3 ringi kindlasti, aga siis kui võimalus tekkis, sain eest ära ja siis enam nagu ohtu ei olnud. No te Kristjaniga, ma saan aru, et te olete way back, eks? Ja kas vahel on nagu niimoodi ka, et ütleme niimoodi, et natuke võib-olla niimoodi väheke aitate üksteist? Kindlasti. Kas täna ka? Ei jõudnud selleni. Ei jõudnud selleni, aga saite igatahes kaksikvõidu ja kas Kuningamäele ka plaan tulla? Mõtlete 2 tundi sõitu? Nii meie kui 12? Korneriühte kindlasti. Suurepärane, korneriühte kindlasti. Ja kuidas muidu üleüldiselt etapp oli, et kvalifikatsioon, hiitid, finaalid, et kas oli mingit sellist pingelist hetke, kokkupõrget, midagi sellist? Pingeline rohkem, kokkupõrkeid vähe. Pingeline kokkupõrkeid vähe, no see ja siis kui niimoodi teise kohaga välja tulla, siis suure sügava huviga ootan, mis sult veel see aasta tuleb, et tundub, et olid vist hooaja alguses natuke roostes. Täpselt nii. Ja see rooste hakkab nähtavalt ära tulema. Palju õnne. Kristjan, meil on olemas Achilleuse kand. Oota, mis sul vigastada saigi? Ma ei teagi, jalg. No Kristjani jalg siis on meil korner 1. Ja kuidas see oli? Sa saatsid selle pildi siin nädal aega tagasi meie siin hobikaardi chatti ja siis olid nagu ebakindel ja mõtlesid, tuled kohale. Ja sa veel täna vist päris alguses ei olnud veel 100% kindel, et kas sa saad karti istuda? Ei olnud jah, et tulin kohale, siis korra istusin, vajutasin pedaale, tundus enam-vähem olevat, siis mõtlesin, et okei, et proovime kvalis sõita nii palju, kui ma saan, et eks edasi paistab, kas hakkab jalg valutama või ei hakka, et kui hakkab valutama, siis ma tulen maha. Kas see väljakutse pigem oligi nagu sellest, et iseenesest nagu jalg funktsionaalselt liigub piisavalt, aga siis nagu surve all tulevad valud? Mingite nurkade all ta annab rohkem tunda ja siis nüüd finaalis ka tegelikult vahepeal natuke hakkas tunda andma, aga natuke parandasid positsiooni ja siis oli jälle täitsa viisakas oli sõita. Ehk siis mingid sellised kiired parem-vasak kurvid olid need, kus oli selline keeruline? Kuidagi kippus seal vahepeal ära vajuma, siin natuke on vaja pedaali pealt jalga tõsta, et siis natuke liikus. No kas sellises olukorras, kui selline nii-öelda läbi vigastuse sõitmine on, et kas mõnes mõttes nagu läheb veits nagu pinge maha ka, et mõtled, et nagu mitte, et sinusugune vana kala nagu pinget tunneks, ma ei arvagi, aga võib-olla sõidad veel vabama käega? Ei, täna oli täitsa vaba, et nagu tulin kohale ja mõtlesin, et okei, vaatan, kuidas üldse läheb jalaga ja eks kuidas tulemused äkki tulevad ka okeid, eks ju, ja lihtsalt täna oli loosiga vedas ja sain enam-vähem kõik sõidud, sain suht okei kaardi, nii et polnud probleemi. Noh, tulid paaris rakendis homeboy Christopheriga, et kuidas see oli, et kas Christopherilt oli väikest sellist ohtu ka?
Ei, ma kogu aeg nägin, et keegi on, aga kogu aeg päris kena vahe oli sees, et lõpus oli ka, vaatasin, et 2,5 sekki oli. Et ainuke ohuolukord oli mul, kui ma teisel ringil oleks peaaegu torvikusse lennanud, et siis oleks 3 sekki saanud, siis ma ei oleks võitnud. Aga ei, muidu ma ei tundnud midagi, et nagu sõitsin täitsa rahulikult oma sõitu ja vaatasin, et kuidas läheb, et vaatasingi, et tagant poolt keegi lähemale ei tule, nii et siis ma olin üsna kindel, et lihtsalt tehnika peaks vastu ja oleks korras. No Kristjan, eelmine aasta ka sa nii-öelda siinsamas Raplas enda eelmise aasta hooaeg niimoodi kickstartisid. Nüüd sa oled seda justkui jälle teinud ja nüüd, kun enam ei ole karikasarjaga ka kalendri kattuvust, kas siis see tähendab seda, et nüüd Sander Sasi ja Risto Kappet peavad hakkama vaatama jälle, et kus Kristjan tagantpoolt hakkab ronima? No siin võib-olla natuke hilja tulema hakata, aga eks me näe, eks ma annan parima endast ja järgmine võistlus Põltsamaal ma katsun ka kohal olla, kuigi peale seda ma pean kiiresti ära liikuma, et teistele üritustele vaja kohe minna, et eks paistab, kuidas sealgi läheb. Kuidas sul Põltsamaa rajaga suhted on, et enamus inimesed kiidavad seda? Ega ta lemmik ei ole mul selles suhtes, seal Kallasmaaga on mul sekeldusi olnud ja igasuguseid asju võistluskardis ja ega ta mulle otseselt istunud ei ole, aga muidu on ta täitsa okei rada, et kannatab sõita küll. No kui sa kannatad niimoodi sõita, siis ma arvan, et seal tuleb Põltsamaal tuleb ka. Kristjan, seda oli päriselt ka siiralt sitaks lahe vaadata, mis sa täna tegid ja palju-palju enne selle võidu eest. Aitäh! Nii, ja meie nüüd juba traditsiooniline nii-öelda tiimi osa ehk meie hoidupatroon, et Hanil siis, et Hannis Smash Burgerist. Et kuidas siin Rapla GP oli, et nüüd selline nagu suurem nagu ala, et otseselt selliseid faciliteid ei ole, et kas ja Purksi putka sobis see väga hästi, et kuidas siin võistlejad peale tulid? Ei, väga hästi tulid, et mulle iseenesest see koht väga meeldib. Et see rada tundub väga, aga ma kahjuks pealt nagu väga ei näinud, kuna mul oli pilku aeg sinna poole. Aga... Panime sind valesse suunda? Vot jaa, õigesti, aga muidu ma vahepeal korra piilusin, et päris äge oli. Ja. Et siiani minu arust üks kõige ägedamad radasi. Kas... Kuidas sellega on, et kas sa paned selliseid asju ka tähele, et kui siin mõned võistlejad tulevad, et nagu on nagu kuidagi alad võtavad enne võistlust, et on natuke pinges või inimesed on chillid enamasti? Täiesti chillid minu arust, ma väga vahet ei näe, ütleme nii, et võib-olla pärast tulevad rohkem rõõmuga sööma. No igastahes siin, ma arvan, et siin on päris paljudel põhjust rõõmuga sööma tulla ja kuidas sul endal see aasta üldse plaanid ja tegevused on, et see aasta tööpõldu on küllalt? Ja, on kindlasti olnud, et siiani oleme iga nädalavahetusel käinud kuskil, et proovime ka siis nii-öelda intensiivsemalt veelgi nädalaga nii-öelda tööpäeviti ka käia siis. Kas plaanid järgmine aasta või juba see aasta mingeid uusi retsepte ka, et katsetab millegagi? Praegu meil just tuli üks uus burger, jalapeno popper, et selline vürtsika fännidele, aga katsetame küll aga rohkem keskendume sellise kõige, ma ei tea, klassikaliste retseptide peale. Väga sellist ekstrat ei taha teha. No ma arvan, et siin ütleme nüüd, et if it ain't broke, don't fix it ja sul asjad väga hästi töötavad ja meil on väga hea meel, et sa oled osa meie üritustest. Aitäh sulle! Kuule, aitäh sulle! Mulle äärmiselt meeldib käia siin, et väga tore seltskond ja et jah. Oled alati meil rohkem kui teretulnud. Aitäh sulle! Ja tänase päeva lõpetuseks väiksed lõpusõnad ka meie peakohtunikuga, ilma igasuguse võltsviisakusega, suurepärast tööd tegeva Carlosega. Carlos, ütleks vist päris selline pingeline karistuste rohke, et meil on siin selle tänase päeva peategelane ka, ehk siis see torbik, millega oli korralikult jändamist, et kuidas sinu perspektiivis tänane GP üleüldse oli? Ütleks, päris viisakas, hästi palju oli küll seda nügimist ja igasugust kartkaardi kontakti, aga hobikaardivõistlustel see ongi selline.
et päris äärmustesse ei saa laskuda ja peamegi tegelikult laskma rohkem nagu me saame lihtsalt lasta neil veidikene rohkem võidelda. Aga üleüldiselt võistluseks hästi, oli ka hästi palju pretensioone tegelikult, mida tegelikult videopildiga sai lahendatud. Üks siis karistus, mis on hetkel veel, ootame videopilti, kogu seda tulemust ja otsustamise vastavalt, mis teeme, et kuna see mõjutab siis poodiumit, siis peame kindlasti nagu kogu kõik need videod läbi vaatama, analüüsime ja siis oma otsuse tegema. Tõepoolest, et siin ilmselt tuleb, kas täna õhtul jõuab, aga kindlasti homme tuleb, ma arvan, me kõigil natuke tööd sellega. Aga see ongi näitab kindlasti ka seda kvaliteet, et me üldse on praeguseks selline, sest eelmine aasta me poleks sellist asja üldse ette kujutanud, et meil süsteem niigi töötab ja kuidas sinu enda kogemusel on, et kas selliseid järgmise päeva analüüsimisi, sama õhtu analüüsimisi vist eriti tänapäeval GoPro'de ajastul on üksjagu? Päris palju sest et ongi see, et hästi palju, kuna tegemist on ikkagi nagu etapilise võistlusega, kus punktid on mängus, see alati kellel on GoPro, alati üritavad maksimumi nendest karistustest välja saada, et loomulikult ju igasugune agressiivsem kontakt tegelikult, mida siis sõitja tunneb ja tahab et oleks karistatud. Kui sul on kaamera olemas, tegelikult siis tagantjärgi seda karistust anda kaamera pildi pealt tegelikult ei ole raske, kui ongi reaalne olukord olemas. Et see teeb kindlasti meie teed palju lihtsamaks mingil määral, aga samuti ka paneb natukene survet peale, et kui sa oled mingisuguse otsuse ära teinud, tullakse kaamerapildiga, siis kindlasti sa pead oma otsusesse ümber muutma, analüüsima antud videopilti, et kas see oli tõesti väärt seda ja siis enda võib-olla arvamust muutma, võib-olla mitte, et see kõik oleneb olukorrast. No tõde tuleb päevavalgele ja sinuga, ma arvan, see tuleb, et ma ei tea, mis me ilma sinuta teeksime. Aitäh sulle!